Mihkel Osula 1.–2. juulil on järgmine motoringraja Eesti meistrivõistluste etapp ja seda korda Riias Pikerniki ringrajal. Et see ei ole küll eestlastele uus rada, aga tegelikult võiks seda rada natukene tutvustada. Et kas sa suudaksid nagu stardist finišini maalida väikese pildi, mis sõitjad seal ees ootab? Ja selles suhtes, et kuigi ma ei ole seal juba paar aastat käinud, siis ma pean ütlema, et see on mul üks siuke lemmikradasid. Et sellepärast on mulle ka üsnagi hästi, ma arvan, et meelde jäänud. Ja miks ta just on lemmikrada, ongi puhtalt sellepärast, et seal võib-olla ei loe sul nii palju see masina seadistus ja tehniline külg, vaid võib-olla rohkem siuke sõit ja mentaalne osa, kuna rada on täiesti nii-öelda nagu pimedaid kurve. Et kui me alustamegi kohe nii-öelda see stardisirge pealt, tuleb esimene parem lauge kurv, mis on äärmiselt suure kiiruse pealt, et ma pakun, et seal võivad juba kiirused minna seal kõvasti üle 200, äkki isegi 230 peale. Et ma ei ole niimoodi täpselt data järgi vaadanud. Siis tuleb selline tugev mahapidurdus, parem kurv, üsnagi aeglane ja seal paremas kurvist on selline tugev väljakiirendus, kus sa samal ajal väljakiirendamise pealt pead viima masina siis teisele poole kaldesse, mis on ka üsna selline jõuline manööver sul ratta peal teha. Peale seda sektsiooni siis nii-öelda keerame vasakule metsa vahele, kus sealt algabki siis see nii-öelda Pikernike ilu ja võlu, ehk siis see kõige nii-öelda ohtlikum ala seal metsa vahel on selline väga-väga suure kiirusega šikaan, kus on, ma arvan, samuti kiirus seal ligi 200 juures ja samal ajal sul on mets ja puud on ainult 2 meetrit eemal, mitte mingisuguseid kantreid ei ole, et hiljem tuled raja pealt maha, pead põlveklotside vahelt endal muru nii-öelda ära nokkima. Ja peale seda šikaani on siis kõige tugevam mahapidurdus, parem kurvi. Ja seal rajal on hästi palju selliseid iseärasusi ka just pinnase mõttes, et see pinnas ei ole seal nii-öelda kõige värskem. Asfaldit on erinevat pidi ja korduvalt lapitud ja ühesõnaga see on ka selline künklik, et see parem kurv, vähemalt kui mina viimati seal sõitsin 2020 aasta, siis see oli veel, ütleme nii, et sa ei saa seda võib-olla ideaalse trajektooriga läbida, et sa pead täpselt valima, kus kohas sa saad sõita, kus kohas sul masin nii-öelda püsib kõige paremini maas, et sa ei läheks hüppesse. Et see on jah, seal tuleb äärmiselt maha, ta on hästi kitsas, ta on hästi terav, ühesõnaga meeletult kriitiline nagu pidurdus on seal. Peale seda parem kurvi välja kiirendamist on kohe väike küngas alla, mis siis omakorda jälle tekitab selle nii-öelda efekti, et sa pead suutma masina nina endal maas hoida, kuna sealt paratamatult tekib kergelt efekt, kus masin tahab kiskuda nii-öelda tagarattasse. Ja peale seda osa tuleb siis nii-öelda sektsioon, mida kutsutakse minu teada ka witch kettle'iks ehk nõiakaevuks või kuidas seda öeldagi, mis on selline, mäed ei saa nende kohta öelda, sest nad on madalad, ma arvan, siuke 3-4 meetrit kõrged võib-olla, aga hästi järsud künkad, et on esimene küngas ja kohe peale küngast on vasakkurv, et sinna samasse künka taha ma matsin 2020 aastal endal ka tiitli lootuse ära viimasel ringil. Aga see selleks, et seal siis samuti masin hakkab tegelikult väga tugevalt mängima, kuna need künkad on järsud, et kui sa lähed kas künkast alla või künkast üles, sa tunned, kuidas masin tuleb sulle jõuliselt vastu või siis isegi justkui hakkab alt ära kaduma. Et aga see witch kettle on hästi huvitav, et see on selline pikk lauge, parem kurv, kus sa saad hästi pikalt kurvis olla, kus on erinevad trajektoorid, seal on nagu huvitav jälgida, kui sa oled teiste sõitjatega koos, et kuidas nemad seal võtavad, et seal on nii-öelda palju võita, palju kaotada ja siis taaskord witch kettle'ist välja minek on siuke vasakkurv, ülesse minek ja sealt jälle siis nii-öelda täiskiirendusega sõidad metsa vahel, tuleb tavaline šikaan taaskord metsa vahel sisse, endiselt on meil sul seal puud ümber ja siis tuleb jällegi selline, ütleme, et enne neid künkaid on selline kriitiline mahapidurdus. Et tuleb jälle üks selline küngas sul ette, et selle, mis selle teebki just kriitiliseks on see, et sa pead suutma enne seda küngast enda hoo piisavalt maha võtta, et su pidurdus ei jääks enam sinna künka peale või kui sul hakkab masin alla minema, et siis tekib lihtsalt see efekt, et ta viskab sul tagaosa ülesse ja üsnagi agressiivselt ja tihtipeale
see ei pruugi olla nii-öelda kontrollitav. Ja peale seda küngast tulevadki raja viimased 3 kurvi, esimene vasak ja siis 2 paremat. Seal on taas kord, vähemalt 2020 aastal veel oli, ma ei tea, kuidas nüüd tänase päeva seisuga on, et asfaldis on hästi palju iseärasusi, on erinevaid lappe, on erinevaid auke, ühesõnaga taas kord sa ei saa võib-olla seda ideaaltrajektoori valida, vaid pead siis valima nii-öelda trajektoori, kus sul ka masin püsiks maas, aga samal ajal suudaksid säilitada enda nii-öelda kiiruse. Ja siis olemegi tagasi stardisirge peal, täiskiirendus kuni sõltuvalt ülekandest 5. käiguni oli mul Ducatiga ja siis selle 5. käigu pealt lähed jälle nii-öelda pimedasse kurvi paremale ja loodad parim. See tundub nagu üks rada, mida kindlasti läbi jalutada enne. Jaa, ütleme nii, et jalutades võib seal leida endale väga palju ehmatavaid asju, et kuna ta on täiesti metsa vahel, siis see asfalt on seal täis erinevaid oksi, käbisid, mida kõike veel sa võid sealt metsast leida. Et jalutades hakkavad need rohkem silma, sõites sa neid nii palju ei näe, aga siiski jah, kui sa lähed esimest korda sinna peale, oleks mõistlik nii-öelda läbi jalutada, et sa saaksid mingisuguse esimese pildi ette, kui sa lähed kohe sinna nii-öelda nagu tsikliga kiiresti sõitma, et ta on ohtlik, kuna seal on pimedad kurvid, sa ei näe praktiliselt mitte ühegi kurvi taha, et nagu mis seal toimub, mis sind edasi ootab, et siis tuleks enne see pilt endal selgeks teha, et kas või siis läbi erinevate videote vaatamise. Seal on ohutusaiad ka päris lähedal. Jah, et ei teagi, kas neid saab kutsuda ohutusaedadeks, et nad võib-olla hoiavad loomi asfaldi pealt või raja pealt eemal, aga sõitjatele ma nüüd ei oska öelda, kui palju nad nii-öelda seda ohutust pakuvad, et ta on ikka selline selgroogu murdev rada, et on seal siis puud või on seal see aed ees, et kui sul kiirused on siiski suured ja ligi seal 200 juures ja midagi peaks juhtuma, et isegi kiirus ei pea nii suur olema, et sul võib olla ka seal mõnikümmend kilomeetrit tunnis, aga kui sa lendad ikka vastu kas aeda, aiaposti või vastu puud, et siis ta on selline, mentaalselt on ta raske lada. Et kuigi ta tegelikult tänavarada ei ole, sest ju meenutab seda väga. Ja, et võib-olla nagu paralleeli tuua, ta on väga lähedane võib-olla sellele Pirita kloostrimetsa ringrajale, kus on samamoodi, puud on kõrval, et see loob sellise väga hea esialgse pildi, et mida sealt oodata. Kas sa oled seal kunagi märjaga sõitnud? Mis see nagu juurde annab või kuidas see teistsuguseks muudab need olud? Ma olen seal vist kunagi ammu sõitnud märjaga Honda CBR 500 nii-öelda kapi raames, aga ma sellest väga palju enam ei mäleta, et see oli juba ligi 10 aastat tagasi ja ühesõnaga seda ma ei oska kommenteerida. Aga need asfalditingimused ja ütleme see käbid ja mis iganes seal võivad raja peal olla, et kas see midagi mõjutab ka rehvi valikus? Ei, mul ta ei ole rehvi valikus midagi mõjutanud, et kui siis tuleks võib-olla mootorratas natukene pehmemaks endal teha, et ta võtaks neid nii-öelda ebatasasusi rohkem vastu, aga ütleme, et ega me seal väga nii-öelda seadistanud ei ole ja ei ole ka seal teinud selliseid treeninglaagreid või pikkasid treeningpäevasid, mille raames üldse oleks nii-öelda, ma ei tea, võimalik masinale mingisugust ideaalset seadet leida, et võib-olla seda tuleks küsida Pladase käest, põhilise konkurendi käest, kes hoiab ka seal rajarekordit. Mis aega sa ise loodad seal sõita? Ma arvan, et ma oleksin äärmiselt rahul, kui ma saaksin sama sekundi sisse, kus on mul ka nii-öelda praegune parim aeg seal, mis on siis 1.39.6 ehk siis ühesõnaga alla 1.40, siis on minu hing on rahul, kuna nii-öelda paus, hoopis teine ratas, et ei tea, pole selle rattaga seal kunagi sõitnud ja ei oska nagu midagi ootada. Suur aitäh sulle, Mihkel, ja kohtume juuli 1. nädalavahetusel. Kohtume.